Tere kõigile! On jälle aeg saada natukene targemaks ja täna räägime 10 mõjutusvõttest, millega meie arvamusi, hoiakuid ja tegelikult ka käitumist muditakse või mõjutatakse. Mina olen Maria Murumaa-Mengel, ma töötan Tartu Ülikoolis meediauuringute kaasprofessorina ja see on üks minu lemmikteemadest, sest otsapidi on see seotud kommunikatsiooniga ja meedia ja kommunikatsioon, need on minu lemmikteemad. Tänase loengu käigus on teil võimalik küsida juba praegu küsimusi. Võib-olla praegu veel ei ole ühtegi küsimust tekkinud, aga kui me vaikselt siin hakkame liikuma, siis niipea kui mingisugune küsimus on, siis Slido kaudu saate selle kohe ära küsida. Ja tänase loengu lõpus võtame küsimustele vastamiseks veidi aega ka. Tänase loengu juurde käib ka tööleht või õigemini lausa 2 tükki. Need mõlemad töölehed on sellised näidetel, isiklikel kogemustel ja natukene ka lugemisel põhinevad. Ja siis saategi koos oma õpetajaga otsustada, kas te tahate pigem keskenduda tajuvigadele, ehk siis sellele, kuidas meie aju töötab, või sellele, kuidas töötavad propagandavõtted, mis on rohkem seotud poliitilise kommunikatsiooni ja võib-olla ka praeguse ajaga. Ise teete selle valiku, mõlemad lingid töölehtedele on lisatud materjalide juurde. Tänane plaan on selline. Meil on küll aega üsna vähe, aga loodetavasti jõuame siiski läbi käia 10 peamist võtet ja siin me võiksime muidugi vaielda, sellepärast, et minu arvates on need sellised domineerivad võtted, räägite kellegi teisega, kes uurib võib-olla neid teemasid natuke teise nurga alt, tema meelest on need 10 tükki teistsugused. Aga täna ma arvan, et ma saan teile anda ülevaate 10 peamisest võttest, mis ka omavahel sageli segunevad. Me hakkame number 1 pihta ja lähme number 10 välja, nagu ikka, teate küll. Oluline märkus aga on siinkohal välja tuua, et ehkki minu taust on peamiselt sotsiaalmeedia uuringutes, siis, ja see paistab ka välja tänastelt slaididelt ja näidetelt, et seal on hästi palju sotsiaalmeedia kommunikatsiooni näiteid, sest see on see, mida mina igapäevaselt uurin ja õpetan. Aga kindlasti näete te neid võtteid väga paljudes muudes kontekstides ka. Poliitilise reklaami puhul, teles, tänavatel, aga mõjutusvõtteid tegelikult kasutavad väga paljud inimesed, elualad, teie ise ka. Võite ka jälgida näiteks, et kuidas teie õpetaja teid mõjutab, milliseid võtteid kasutab tema. Sest ehkki meie tänane vaade on selline pigem kriitiline ja me püüame olla hästi nõudlikud nende suhtes, kes neid sõnumeid meile saadavad, tuleb siiski meeles pidada, et väga suur osa nendest mõjutusvõtetest on täitsa tavaline kraam. Ehk siis need on täiesti normaalne osa igapäevasest kommunikatsioonist ja seda kasutavad, ma ei tea, lapsevanemad lapsi kasvatades, arstid, kui nad räägivad oma patsientidega, õpetajad, kui nad teid üritavad veenda milleski ja samamoodi, kui teie oma sõpradega suhtlete. Et need igasugused sellised mõjutamis- ja mudimisvõtted on meile paljuski loomuomased. Ja just nimelt sellepärast, et selles loengus täna saavad kokku 2 asja. Saab kokku professionaalne kommunikatsioon, sest et kui poliitik hakkab tegema endale kampaaniat näiteks, ja täna on poliitikud mul siin slaididel staarid, siis seal ei ole midagi väga juhuslikku, et seal on väga suur osa nendest sõnadest, visuaalidest, kõigest sellest, mis toimub, on juba ette planeeritud. Aga teiselt poolt see, kuidas meie aju toimib, see sageli ei ole nii hästi ette ennustatav, eriti kuna meile meeldib ennast petta. Olete ju kuulnud kindlasti, kuidas inimesed ütlevad, et mina olen küll väga ratsionaalne inimene ja mind see kõik ei mõjuta. Valetab ise endale rämedalt. Seega, siin saavad kokku poliitiline kommunikatsioon, psühholoogia, märkide teadus, sõnad, verbum creat omnia, ehk siis sõna loob kõik. Ja üldiselt see on selline üsna igale poole oma haarmeid ulatav teema. Ja ehkki täna poliitikud saavad siin kriitilise vaate osaks,
tuleb meeles pidada, et meil on väga poliitikuid vaja. See on ülimalt vajalik amet, see on väga nõudlik amet, sest seda ametit peetakse kõikide inimeste kriitiliste silmade all. Kujutage ette, milline pinge see on, kui kõik sind kogu aeg jälgivad, sa pead teatud mõttes olema nagu etalon. Nii et see ärgu olgu lihtsalt poliitikute peks, vaid peame siin all meeles seda, et meil on poliitikuid väga vaja. Ja teistpidi, poliitikutel on meid väga vaja, sest muidu ju nende töö ei saakski toimuda. Hakkame siis pihta. Esimene selline mõjutusvõte või võib-olla võib seda tänast loengut ka võtta niimoodi, et kui sa tahad olla edukas ükskõik millises tegevuses tegelikult, aga näiteks poliitilist kampaaniat läbi viies, siis neid võib võtta ka kui soovitusi. Ehk siis on võimalik kasutada nii heaks kui kurjaks, nagu ikka elus paljude asjadega. Esimene soovitus on see, et püsi pildis. Ja ma ei ole nüüd kindel, milline on teie meediamaailm, aga millegipärast on mul tunne, et Jüri Ratas on küll mees, keda te võib-olla olete kohanud kuskil oma sotsiaalmeedia ringkäikudel. Sest Jüri Ratas on väga selgelt võtnud hoopis teistsuguse poliitilise kommunikatsiooni sellise tee ette ja püsib nüüd pildis päris hoogsalt. Alguses tegi ta seda kasutades traditsioonilisi meediakanaleid, nägime teda tantsimas näiteks, torte ja viimas ja igasuguseid muid asju tegemas, kuid nüüd aina enam on poliitikud aru saanud sellest, et sotsiaalmeedia ja sotsiaalmeedias tegutsevad sisuloojad, see ei ole mingi tilulilu, et mingi noorte värk läheb üle, vaid see on ülimalt mõjukas tegevusvaldkond, millest mööda ei saa vaadata. Ja seetõttu ongi Jüri Ratas väga hea näide sellest, kuidas poliitik ei tee mitte enam ainult poliitikutööd, vaid selle kõrval teeb ka sellist influenceri tööd, ehk siis nagu 2 ühes. Ja selle kõige mõte, miks seda tehakse, on pildis püsimine. Et inimesed sind ära ei unustaks. Et kui nad lähevad valimiskabiini või hääletavad e-valimiste kaudu, siis sa tunneksid ta nime ära. Sa oleksid seda näinud ja loodetavasti on sul ka teatud positiivsed seosed. Et sa mõtled sellele, et see oli äge või see oli üsna tore. Risk selle juures on see, et on nagu pisut piinlik vaadata või nii, ehk siis cringe, kus vaatad inimest, kes teeb midagi, mis tegelikult talle ei ole nagu omane ja natuke on nagu piinlik vaadata. Ka see võib käia kaasas seda tüüpi käitumisega. Aga miks on oluline püsida pildis, eriti poliitikute jaoks? Sellepärast, et me mäletame paremini seda, mis on meie mälus kättesaadav. Sest et kui see on kuskile nii-öelda tagumistesse sahtlitesse ära arhiveeritud, siis on seda raskem kätte saada. Aga kui ma olen sellele just täna hommikul mõelnud, et Jürka jälle teeb mingeid asju, siis on see mul kohe siin nii-öelda operatiivmälus kiiresti kätte saadav. Ja kui neid see teema rohkem huvitab, siis võite lugeda juurde näiteks kättesaadavuse heuristikust. Heuristikuteks nimetatakse selliseid nii-öelda nagu rusikareegleid või otseteid või selliseid mõttemustreid, mis kohe meile pähe tulevad. Või siis võib-olla on ka aeg küps teil lugeda juba Kahnemani Kiire aeglane mõtlemine, väga populaarne raamat. Viimasel ajal tundub, et kõik viitavad sellele ja sellest on saanud üks tüvitekstidest, mille põhimõte on selles, et meil on 2 mõtlemissüsteemi. Üks neist on kiire ja teine on aeglane. Aeglast mõtlemissüsteemi seostatakse probleemi lahenduse, innovatsioonide. Teate küll see tunne, kui sa oled millessegi tõesti süvenenud ja siis järsku maailm kaob su ümbert ja sa avastad midagi uut või sa saad mingisugusest seosest aru või lõpuks saad aru, kuidas see kuradi asi käib, on ju. See on see kõik, mis toimub meie nii-öelda sellises süvamõtlemises. Aga väga suure osa oma igapäeva elust läheme me nagu poolautomaatses sellises tegutsemisviisis. Ehk siis me teeme väga kiireid otsuseid ja seal just nimelt mängivad hästi suurt rolli stereotüübid, tajuvead, kognitiivsed nihked ja kõik muu see, millest me täna siin räägime.
Nii, see on selline oluline kirjandussoovitus teile, keda see teema võib-olla rohkem huvitab. Miks Jüri ja teised teevad internetis, sotsiaalmeedias selliseid asju? Et üks viimasel ajal palju tähelepanu pälvinud selline teooria pojuke minu valdkonnas on influencer creep. Ja mitte nagu selline creep, kes kuskil piilub, vaid selline nagu lihtsalt selline hiiliv pealetung kui creep. Ja influencer creepiks nimetatakse siis sellist suurt protsessi, mis on märkamatu peaaegu, kus erinevate elualade inimesed, arstid, juristid, õpetajad, poliitikud, politsei, päästeamet, kaitsevägi, kes iganes. Need erinevad elualad peavad tegema seda, mida nad niikuinii oma töö käigus peavad tegema. Aga lisaks ka sisuloojate ehk influencerite asju. Ja peamiselt see tähendab siis seda, et need inimesed, kes näiteks, ütleme, mul on siin mõned näited ka toodud slaidile, Piret Rospuu on perearst ja ta ravib oma patsiente, annab neile nõu, on neile toeks, aga lisaks on ta ka influencer. Või vähemalt ta teeb asju, mida teevad influencerid ka. Ta on kättesaadav sotsiaalmeedias, ta astub dialoogi, ta vaidleb, loob sisu, on nähtav. Palju rohkem kui selline keskmine perearst tavaliselt on. Või siis poliitikute puhul tänapäeval on väga raske üldse kujutada ette poliitikud, kes nagu sotsiaalmeedias midagi ei tee. Mida suudate mõelda äkki? Kusjuures mõned kindlasti on, aga kui sa tahad olla edukas poliitik, siis sotsiaalmeedias pead sa tõenäoliselt ikkagi kohal olema. Või siis näiteks õpetajad. Et õpetajad on järjest enam oma sisuloomega liikunud erinevatele sotsiaalmeedia platvormidele, et olla siis kättesaadavamad kas oma õpilaste jaoks, näiteks õpetades neile seal mingisuguseid uusi asju. YouTube'is on mitmeid häid kanaleid erinevate õppeainete osas näiteks. Või siis ka rääkimaks teiste õpetajatega, jagamaks mingisuguseid ägedaid nippe, ülesandeid ja lähenemisi õpetamisele. Ehk siis influencer creep paistab päris paljudes erinevates valdkondades välja. Ja siit tulevadki punktid 2–4. Ma panin need kohe julmalt eraldiseisvateks punktideks. Sest kui sa tahad inimeste arvamusi mõjutada sotsiaalmeedias, siis esiteks pead sa tõepoolest mõtlema läbi enesebrändingu. Milline sa oled sotsiaalmeedias? Ja kui te vaatate poliitikuid ka, siis nad kõik on natuke omamoodi. Mõni on natuke siuke kaugemal seisev, ainult ilusad pildid ja üliviisakad pöördumised, ei mingit kaklust kommentaarides näiteks. Teised on jällegi sellised igapäevased perepiltidega, kolmandad postitavad rohkelt koerapilte ja südameid. Ehk siis inimestel on erinevad sellised iseenda brändi osad, et milline sa oled. Sest et kui me mõtleme erinevatele brändidele, siis ma ei tea, Mac on bränd, Apple on bränd, mille ümber on selline suur tähendusväli ja inimesed, kes Apple'i tooteid kasutavad, nad on just nagu selle brändi erisuse võtnud omaks. Samas kui inimesed, kes eelistavad teistsuguseid ja teiste brändide tooteid, on just nagu erinevas sellises brändiruumis siis ja eelistavad nagu teistsuguseid asju. Samamoodi inimeste puhul. Oma brändile on võimalik ju luua ma ei tea, visuaalide keel, mis on kohe ära tuntav, et need värvid, see font, niimoodi, ma ei tea, inimeste tervitamine, see on nagu tema teema. Kindlasti suudate välja mõelda mõnda sisuloojat, kes on teile mujalt tuttav, mõni YouTuber, mõni TikToker, kellel on hästi selgelt läbi mõeldud, et mida ta ütleb, kuidas ta tervitab, millised filtrid, millised toonid, nagu kuidas see kõik välja näeb. Regulaarne postitamine, et sa oled kättesaadav ja selline kergemas toonis sisu. Ehk siis sotsiaalmeedia kasutusuuringud näitavad väga selgelt seda, et inimesed lähevad peamiselt sotsiaalmeediasse meelelahutust otsima, eriti nooremad generatsioonid. See on kõige tähtsam funktsioon suhtlemise kõrval, aga suhtlemine on sageli ka meelelahutusega seotud. Optimeerimine strateegiana tähendab seda, et inimene, kes tegutseb sotsiaalmeedias ja tahab inimeste ajusid mudida, ta peab teadma, kuidas platvormid töötavad. Kuidas töötavad algoritmid, kuidas üldse on mingisugustes keskkondades
normaalne käituda. Nagu te teate, siis erinevates keskkondades on selline, kuidas inimesed käituvad reeglistik võib olla väga erinev. Mõelge näiteks Twitteri või X-i peale ja mõelge Facebooki peale, mõelge BeReali peale ja mõelge Instagrami peale, et seal kõikides on ju natuke omad reeglid. Ja inimene, kes tahab seal kaudu teisi mõjutada, ta peab teadma neid reegleid. Sest et kujutage ette, et te võtate, võtate näiteks Facebooki mingid reeglid ja marsite nende reeglitega sisse TikToki. No ei tööta ju. Kujutage ette, pärast võite siin pausile panna ja mõelda korraks, et milline näeks välja Facebooki sisu, kui see oleks TikToki tõstetud ja kuidas see läheks vastuollu kõikide nende reeglitega, mis praegu TikTokis, nagu vaikimisi reeglid, mis kehtivad. Või võite neid platvorme omavahel niimoodi vahetada veel ja veel. Trendidega peaks kursis olema, et sa tead enam-vähem, mis need žanrid on, mis praegu õhus on, millised, ma ei tea, audioklipid, kõike muud säärast. Ja neljandaks, autentsus. Me läheme sotsiaalmeediasse teisi inimesi otsima väga sageli sellepärast, et me tahame näha seda päris teda. Seda tõelist teda, kellega mul on võimalik suhestuda. Sest kui ma vaatan klanitud, meigitud, photoshopitud inimest, ma ei tea, mingisuguselt plakatilt tänavareklaamil, siis selle inimesega on väga raske samastuda, sest et ta on mingi postri poliitik. Kui see poliitikaga võtab mind oma, ma ei tea, tagaaeda kaasa, tule, lähme vaatame siis, kuidas mul need puud siin kasvavad, siis tunnen ma sellist tüüpi sisuga hoopis rohkem sellist isiklikku sisu, isiklikku seost. Sellepärast, et see ei ole kontrollitud, seal on teatud mõttes selline oht, et aga äkki ta näitab mulle midagi, mis ei ole mõeldud avalikkusele. Või et selline ta siis ongi tegelikult. Või et niimoodi ta siis käitubki. Või et oi, vaata, kui nunnu kass tal on näiteks. Seega selline autentsuse esitamine on üks viis, kuidas meid pannakse endaga seostuma. Meid kutsutakse kaasa nii-öelda kulisside vahele. Tule, ma näitan sulle, kuidas ma elan või tule, näitame, kuidas otsuseid tehakse. Ja see on miski, mille poole me lendleme nagu ööliblikad lampide poole, sest et meile meeldib näha päris inimesi. Ja seda kasutatakse ka ära poliitkampaaniates. Viiendaks, ja see on tõepoolest üks populaarsemaid võtteid, on see, et kui sul endal väga palju mainet veel ei ole või enam ei ole, või ühesõnaga, kui sa tahad natuke oma mainet ülespoole nügida, siis laena seda teistelt. Laena seda teistelt inimestelt, laena seda teistelt organisatsioonidelt, laena seda teistelt sümbolitelt. Näiteks, mis on Eesti rahvussümbolid? Mõelge korraks. Tuleb silma ette pääsuke, rukkilill, viljapõld, on ju. Tuleb võib-olla silma ette see sinimust valge, aga loodusfotona tehtud, on ju, et sinine taevas, must metsaviirg ja siis valge lumi seal. Ja nüüd mõelge, millised tunded inimestel tavaliselt on oma rahvussümbolitega seoses. Need on nagu head asjad, helged asjad, need on need asjad, mis kuidagi ühendavad meid ja mida meile on algusest peale, alates sellest, kui me olime pisikesed, näidatud kui nagu positiivseid, toredaid, südantsoojendavaid asju. Ja mõelge nüüd, kui palju on teil võita, kui te võtate need sümbolid ja teete need enda näiteks poliitkampaania osaks. Rahvussümbolitega mängimine on üks tüüpilisemaid poliitvõtteid. Sellega tegelevad peaaegu kõik suuremad poliitilised liikumised. Aga mainet võib laenata ka, nagu juures olevalt pildilt näha, hoopis nagu teistest valdkondadest. Hetkel üks selline huvitavamaid maine laenamise hetki oli Eesti 200 ürituselt, kus siis võeti hetkel väga populaarne 5 ja Puuluubi laul ja tants ja tehti siis sellest teatud mõttes oma versioon. Ma tean, mida te mõtlete. Väga cringe on, aga me räägime sellest ikkagi. Kõik inimesed nagu panid seda siiski tähele. Ärgem unustagem, et Eesti 200 kampaaniate taga on pikaaegne reklaamide ja turunduskommunikatsiooni tippekspert
kes rakendab neid nüüd poliitilises situatsioonis. Seega üsnagi julge valik maine laenamisel ja eks me siis näeme, kas sellest on olnud rohkem kasu või pigem äkki kahju, sest kui sa laenad liiga teisest valdkonnast, liiga kaugelt pärit mainet, siis see ei pruugi alati töötada. Maine laenamine on kasutusel näiteks peibutuspartide teemas. Ma ei tea, kas te olete kuulnud seda peibutuspardi mõistet, aga ma arvan, et olete. Igatahes peibutuspartideks kutsutakse selliseid inimesi, kes tulevad poliitilistesse valimiskampaaniatesse ainult, või mitte ainult, aga peamiselt valimiste ajal, öeldes vali mind ja siis, kui te valite neid, siis nad ütlevad, tegelikult ma ei lähe sinna, kuhu te mind valisite, aga hääled lähevad erakonna kontosse ikkagi. Ja neid siis kutsutaksegi sellised, kes teevad vali mind, siis kõik valivad neid, ja nad on just nagu peibutuspardid, kes meelitavad siis teised pardid kohale. Ja võite selle kohta lugeda juurde ja vaadata ühte ajaloolist näidet ka, kui Indrek Tarand tegi tollel ajal küll vähemalt või siiamaani vist sellise häälte rekordi, just nimelt mängides selle peibutuspardi mõttega ja ehitades suure osa oma toonasest kampaaniast selle peale, et tema ei ole part, vaid tema on päris inimene. Võite seda YouTube'ist vaadata ja tunnis analüüsida. Miks on maine laenamine selline oluline võte ja töötab nii hästi, on just nimelt sellepärast, et me kipume ikkagi väga lihtsustatult mõtlema. Ja ülilihtne on kanda oma positiivsed või ka negatiivsed tunded millegi või kellegi osas üle sellele, kes või mis selle kõrval on. Seda kutsutakse vahetevahel haloefektiks. Ja haloefekti kõige parem näide on see, et ilusad inimesed tekitavad meis rohkem usaldust. Et meie väike selline reptiili aju osa just nagu tahaks uskuda, et kui ta on nii ilus, siis ta ei saa ju ometi olla kuri. Et ilus järelikult hea, kole järelikult kuri. Ja sellepärast ongi inimesed, kes näevad võib-olla välja mitte päris tavalised, on, ma ei tea, läbi elanud mingisuguse põlengu või midagi sellist, siis meie see väike reptiili aju pöörab neile rohkem tähelepanu ja võib-olla teeb mõned väga-väga ebaõiglased sellised kõhutunde otsused. Ja seda maine laenamise võtet, seda kasutatakse ikka ohjeldamatult. Eriti palju aitavad siin kaasa muusikud. Näeme siin suuremal pildil koostööd Tsahkna ja Nublu vahel, aga näiteks ajaloost jällegi väike pildike, tervitused Eesti Twitterile, kes aitasid mind näidetega. Edgar Savisaar siis lõikamas profiiti ehk siis saamas kasu sellest, et ta sportlastega koos sai poseerida. Just nagu siis lootes, et selline sportlik, tervislik maine, hea maine, rahvuskangelaste maine kandub üle ka talle. Et seal on teatud mõttes selline ülekandeefekt. Võite rohkem selle kohta loomulikult lugeda, näiteks haloefekti kohta Wikipeediast. Miks ma nii palju Wikipeediale siinkohal viitan? Sellepärast, et üks nendest materjalidest, mis on teie tööleheks ka, on üks põhjalik ülevaade nendest kõikidest erinevatest efektidest ja tajunihetest, mis on sellise nagu väga efektse visuaalse ratta kujul, kus iga üks nendest efektidest, ja neid on seal tõesti sadu, on klikitav ja viib Wikipeedia sissekande juurde. Inglisekeelne, aga saate tänapäeval hakkama tõenäoliselt kas Google Translate'iga, mingisuguste AI lahenduste ehk LLM lahendustega või siis oskate juba ise piisavalt hästi inglise keelt. Et kindlasti tasub selle teema kohta juurde lugeda, sest see efekt võtab meid vahele suhteliselt sageli. Samamoodi töötab see negatiivsete kangelaste puhul. Näiteks on üks selline retoorika ja demagoogia võte reductio ad Hitlerum ehk siis taandamine Hitlerini. Ja seda kasutatakse umbes niimoodi, et see on täpselt selline asi, mida Hitler oleks öelnud.
või et Hitler ka kunagi tegi niimoodi. Ja siis automaatselt see, millega seda seostatakse, on halb, sest et Hitler on, ma ei tea, halb. Ja kõik, mida me seostame selle kohutava kurjusega, saab just nagu pleki külge. Seega, silmad lahti selle võtte osas. Ja seda võtet kasutatakse tõepoolest peaaegu kõikide valimistsüklite ajal, peaaegu igal pool. Üks näide on siin, kus Reket laenas oma hääle Kajale ja siin juures on nüüd sild järgmise võtte juurde. Kus sa tead, millisest Kajast siin jutt käib? Ta ju ei ütle välja ei erakonda, või selle kuvatõmmise peal. Ei ole välja toodud erakonda, ei ole antud perekonnanime, aga ma olen suhteliselt kindel, et sa tead, et Reket räägib Kaja Kallasest. Miks? Kust sa tead? Ma ei ootagi vastust, et see praegu ei ole võimalik, on ju. Aga tõenäoliselt mõistad sa, et ta räägib Kaja Kallasest esiteks sellepärast, et Kaja Kallas hetkel on kõige kuulsam Kaja Eestis. Kaja Pitsa võib-olla natuke astub kandadele, aga üldiselt see tõenäoliselt on Kaja Kallas. Teine asi, mille järgi sa tõenäoliselt aru said, on värvid. Need on, seal all on ju Reformierakonna värvid, on ju. See teatud kindel toon sinist ja kollast on seotud ühe kindla erakonnaga. Ja see ongi 6. võte, et kasuta olemasolevaid seoseid. See on nüüd üks manipulatiivsemaid slaide või manipulatiivsemate näidetega slaide siin, sest eks igal erakonnal on oma värvid, sest et see on osa brändist. See on osa sellest, et me tunneksime ka ilma tekstita kohe ära, kellest või millest jutt käib. Ja viimasel ajal on neid näiteid sellest, kuidas on nagu trikitatud nende värvidega ja selliste sümbolitega on vähem, aga just eile või üleeile märkasin ma ja küsisin Kristjani käest ka luba, kas ma võin tema tweeti või säutsu siin kasutada. On tähele pandud siis, et on üks selline eriväljaanne või erileht tulemas nagu Vaba Kaja, mis on kollastes ja sinistes toonides ja räägib pressivabadusest. Ma ei tea, mul küll seostub see peas kohe mingite kindlate erakondadega. Ja kui me taaskord hüppame ajalukku, siis tõenäoliselt keskmine vaataja praegu ei mäleta enam seda K-kohukese kaasust, mis meil oli. Õpetajad võivad võib-olla avada seda tausta rohkem, aga põhimõtteliselt juhtus niimoodi, et enne valimisi, ma loodan, et ma mäletan nüüd kõik õigesti, aga enne valimisi, kui on valimisreklaamide keeld, et ei tohi ennast enam reklaamida, tekkisid järsku tänavatele ühe kohukese reklaamid, kus oli suur K-täht, roheline värv ja siis see kohuke on igaühele. Ja poodides olid ka, sellised kohukesed olid müügil, K-kohukesed. Ma ei tea, kas te tunnete ära, millise erakonna värvidega on siin tegemist, millise erakonna sümbolid font siia sisse mängib. Et üsnagi mitte räpakalt tehtud, aga väga laia kaarega tehtud kampaania, mis pärast loomulikult sai ka rohkelt kriitikat ja minu meelest isegi palgati semiootikud, kes pidid andma analüüsi selle kohta, et kas siin ikkagi oli tegelikult teadlikult mängitud nende sümbolitega, kas see on tõestatav. Miks see on oluline? Ja taaskord läheme tagasi oma selliste kiirete mõtlemisprotsesside juurde, sest et me kiirustame ja me liigume poolautomaatselt. Ma vaatan peale, olen nagu, selge Reformierakond, selge Keskerakond, sotsdemmid. Ehk siis mul ei olegi nagu rohkem vaja mõelda. Ja nende eelmiste näidete puhul, kus on nagu natuke ikkagi, ei ole väga puhtalt mängitud tegelikult, on ju need räpased võtted, et nagu, oi ei tea küll, miks meil on sellised värvid, mina küll ei tea, see ei ole ju Keskerakond, mis nalja teete, me siin reklaamime hoopiski kohukest, on ju. Et kuigi tegelikult on ju aru saada, et seal all tekst on hoopis teine. Et see natuke läheb ka meie selliste üldiste rahvuslike väärtustega kokku, sest et kes on meie üks selline hinnatud tegelane on Kavalants, kes põhimõtteliselt oli pettur. Ta lihtsalt hanitas vahest vanapaganat igal võimalikul moel.
ja sellepärast vahetevahel Eestis nagu ikkagi hinnatakse seda, et kui suudetakse kuidagi nagu šlikerdada või nagu reeglite väliselt kuidagi niimoodi vaikselt minna mööda ja siis kõik on nagu, vaat kus on nupumees ikka, pani ära, tegi süsteemile ära. Nii et teatud mõttes on siin selline väärtuste küsimus ja teiselt poolt muidugi see kiiruse ja kiire mõtlemise küsimus. Nüüd üks kuulsamaid Eesti poliitikuid välismaal, ma ei tea, Kaja Kallas ja järgmine on Epler vist, on erine teistest. Sest selleks, et tänases maailmas tähelepanu majanduses, kus kõik võimlevad elu eest, et saada natukenegi tähelepanu, sa pead ikkagi natuke tegema midagi teistmoodi kui teised. Ja Rain Epler on üks nendest poliitikutest, kes on teadlikult ehitanudki osa oma poliitilisest mainekujundusest just nimelt sellele, et ta erineb teistest mitte eriti originaalsete ideede poolest, aga soengu poolest, sest see on see, mis on kohe näha. Ja vähesed Eesti poliitikud on jõudnud Politico, väga mõjukas väljaanne, veergudele sellise pika käsitlusega, et kus vaadatakse inimese persoonile otsa. Epler seda oma soenguga suutis. Ja nüüd just ka mingi nädal või paar tagasi hakkas sotsiaalmeedias ringlema tema valimisvideo, kus ongi kogu selle juuksuri elemendile terve klipp üles ehitatud. Lisaks ka seal on vahel sellised sosinad vist oli niimoodi, ja sa näed, et tegemist on klipiga, mis on tehtud näitamaks, et ta saab aru sellest, kuidas tema soengust on saanud teatud mõttes selline nagu väike nali. Ja miks see on oluline, on see, et me pöörame tavapärasest erinevatele asjadele hoopis rohkem tähelepanu. Ka mina olen sellel slaidil kasutanud tähelepanu püüdmise võtet. Ma olen siia pannud ühe eriliselt koleda silmamuna. Aga tõepoolest sõda silmamunade üle või kui mitte nägemine, siis kuulmine, näpuotsad. Sõda meie tähelepanu üle on tähelepanu majanduses, ehk siis see kõik, mis sotsiaalmeedias toimub, kus kõik tahavad enda loodud sisule, iseenda isikule tähelepanu, on aina tähtsam. Ja bioloogiliselt, evolutsiooniliselt me pöörame rohkem tähelepanu sellele, mis sellest tavalisest nivoost kuidagi moodi eristub. Lisakihina, ma juba natuke mainisin seda, aga selle sama Epleri video puhul on näha, et see on üles ehitatud mitte ainult sellele, et ma eristun teistest, vaid ka sellele, mida võiks nimetada selliseks oma mehetamiseks. See on eraldi retoorika ja demagoogia võte, kus kõneleja, sõnumi saatja jätab mulje, et ma tean küll, kuidas teil lood on. Ehk siis nagu, et ma ei ole mingi kuskil mujal seisev, eemal olev isik, vaid ma olen üks teist. Ma saan aru, ma ei ole mingi suvaline poliitik kuskil kaugel, vaid ma mõistan teid. Ja see, et seal on mängitud sellise nagu sürri ja siukse, issand, see on nii random elementidega, on just nimelt selline oma mehetamise vorm. Ma tean küll, kuidas te seal digikultuuris möllate. Et ma saan aru küll, et teil on vaja sürri. Ja siis meil antakse seda. Ja mõned võivad mõelda, et appi, see ei ole küll usaldusväärne. Aga teised mõtlevad, issa kui hea video, täitsa lõpp ja jagavad edasi. Seega see on hea näide sellest, kuidas esiteks eristutakse ja teiseks võetakse omaks selline üldine trollimise, ärapanemise, seda küll ei oleks võinud oodata, selline rändo, selline kiht antakse juurde asjale. Ja see on teatud mõttes ka kuulumispüüe, et ma olen ju üks teie seast, on ju? Ma kuulun ka siia digikultuuri, ma näen küll, mis nalju te minu üle teete, te olete mind meemistanud ja nüüd ma mängin selle meemistamisega teadlikult. 8. ja 9. on äärmiselt soolistatud, sest meestele ja naistele, ja ärme siin isegi lähme sinna igasuguste soovoolavuse teemade juurde, me räägime ikkagi väga lihtsatest mudelitest praegu. Meeste ja naiste puhul on erinevad standardid, mida me ootame ja eeldame, et mis käivad kaasas rolli ootusega. Need ei pruugi alati õiglased olla, ei meeste, ei naiste suhtes, aga need eksisteerivad.
Ja kui me räägime mõjutusvõtetest ja poliitilises kontekstis, siis meespoliitikud võidavad sellest, kui nad näitavad ennast tugevatena, naispoliitikud võidavad sellest, kui nad näitavad ennast ilusatena. Lihtsalt korraks püüdke mõelda teistpidi. Niimoodi, et Jaak Madison, kes tõstab seal kangi ja Jüri Ratas, kellel on palk õlal, Natali Mets, kellel on imeilus Trickster kleit seljas ja Moonika Helme, kes teeb ka outfit of the day tüüpi sisu, vahetame nad korraks ära. Niimoodi, et naised teevad neid asju, mida mehed teevad ja mehed teevad neid asju, mida naised teevad. Oleks ju natuke imelik. Nagu mitte ootuspärane. Muidugi eelmise näite ja eelmise võtte puhul sellest võib ka võita. Aga suure tõenäosusega selline valdav enamus valijaskonnast hindab pigem selliseid ootuspäraseid rollimudeleid. Ja sellepärast me näemegi mõjutusvõtetena ka, et meeste puhul esitatakse ennast sellise hästi suure ja tugevana, sest et heas füüsilises vormis, mäletate, Edgar Savisaar oli 2 sportlasega seal, on ju, üritas nende füüsilise vormi mainet laenata. Heas füüsilises vormis, palki tõstev, mehetöid tehev mees, see suudab ka riiki juhtida, on ju. Ja naiste puhul on traditsiooniliselt hinnatud ilu, õrnust, sellist empaatiat, mistõttu ka näiteks sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond sageli saab või kultuurivaldkond saavad naisministrid endale, sest neid peetakse nende väärtustega seotuteks. Taaskord, need ei ole õiglased, mitte kuskilt otsas, ei meeste ega naiste suhtes, aga niimoodi me oleme harjunud mõtlema. USA poliitikas eriti teravalt paistab silma see, et selleks, et näidata, et ma olen nii vitaalne ja siuke tugev, on oluline osa valimiskampaaniate tegemisest see, et joostakse kuskile. Muidugi arvestame ka sellega, et USA poliitika on järjest enam gerontokraatia, ehk siis nagu väga vanad inimesed on võimu juures ja tõepoolest nad just nagu demonstreeriksid, et vaata, ma olen peaaegu 80, aga ma suudan siiski joosta, usalda oma riik minu kätesse. Et sellest on saanud teatud mõttes selline nagu asi, mida tehakse, selline praktika, mille puhul keegi nagu ei mõtle enam, et miks ta jooksma peab sinna. Või siis sellised väiksed tantsud, et näidata, et ma olen küll tipp-poliitik, aga ma olen üks teie seast. Ma tantsin ka ja olen rõõmus ja õnnelik ja suudan ennast liigutada. Et sellest on saanud nagu selline vitaalsuse demonstratsioon. Ma Eestis veel ei ole nii palju seda näinud, aga tegelikult kui hakata mõtlema, siis valimisüritustel ikkagi tullakse siukse pisut kepsakama sammuga lavale küll, just nagu näidates, et ma ei jõua ära oodata, et saaksin teiega koos olla ja vaadake, kui hästi ma veel liigun, mul puusaliigesed ei ole veel välja vahetatud. Ja miks on oluline selline naiste ja meeste erinevuste rõhutamine ja selline erinev käsitlus, on jällegi seesama, et meie aju eelistab otseteid. Et need inimesed on sellised, see grupp on sellised, kõik on sellised ja kõik on sellised. Ja nende selliste suurte üldistuste tõttu me ootamegi erinevaid asju. Aga siin on väga värskendav teha endale või võib-olla ka klassiruumis süstemaatiliselt teha selliseid nagu rollivahetusid. Aga mis siis oleks, kui meespoliitik teeks niimoodi? Mis siis oleks, kui naispoliitik teeks niimoodi? Ja vahetevahel on vastuseks, et jumala äge oleks. Vahetevahel on vastuseks, et see nagu ei sobi hästi. Ja siis, kui me teeme seda, et see ei sobi hästi, siis tasub küsida, miks? Miks ei sobi? Siin juures tasub lugeda juurde stereotüüpide ja stereotüüpide tekkimise kohta, aga muidugi stereotüüpide puhul on rohkelt erinevaid selliseid tajuvigu ja neid mehhanisme, mis mängivad meie ajudes kaasa. Igapäevaeluliselt võite märgata neid selliseid erinevaid stereotüüpseid lähenemisi, näiteks kui naispoliitikute kleite arvustatakse ohjeldamatult või see, et miks nad nägid sellised välja või teistsugused. Meeste puhul, kui 2 meest tulevad ühesuguse lipsuga, siis sellest nagu tavaliselt suurt sellist skandaali ei tehta, aga kui 2 naist tulevad ühesuguse kleidiga, siis on sellest kindlasti mingisugune lugu.
Ja 10. on ehk ka kõige tähtsam, sest et sellele on üles ehitatud paljud erinevad meie identiteedi osad ja väga suur osa kommunikatsioonist. Usk sellesse, et meie oleme head, meie poolt on õiglus ja meiega on enamus. Ehk siis suur osa inimestest arvab nii nagu meie. Ja sellele vastukaaluks nemad on halvad, nemad on ebamoraalsed, nemad on asjadest valesti aru saanud ja nemad kaotavad. Ja see suur usk sellesse, et on meie ja on nemad, on põhimõtteliselt kogu kommunikatsiooni puhul märgatav. Valimiskampaaniatest eriti kaugele ei pea vaatama, meiega on võimalik, meiega võidad, meie armastame Eestit ja seal alati on vaikimisi see nende lause ka. Nendega ei ole võimalik, nendega sa ei võida, nemad ei armasta Eestit. Et see vaikimisi lause seal taga käib alati kaasas. Eile, kui ma küsisin oma erinevates sotsiaalmeedia võrgustikes, et palun tooge mulle näiteid erinevatest kaasaegsetest siis poliitkampaaniatest, et mida võiks näidata täna siin selles loengus, siis vähemalt mingi 9 inimest saatis mulle erinevates kanalites Jaak Madissoni postituse, mis ta oli siis eile teinud. See oli vastuseks meediast, ajakirjandusest läbi käinud uudisest selle kohta, et Madissoni kohta on sisse antud siis paberid, ehk siis teda süüdistatakse seksuaalses ahistamises ja Madisson siis omakorda andis vastulöögi sellise postriga. Noh, liberaalid, silt, proovisite mind tühistada, sest et korrale kutsumine, karistamine on tühistamine tänases kõnepruugis sageli. Ja siis ikkagi meie võidame, teie olete valesti aru saanud. Ja just nagu kui sinna peale vaadata, siis vaatame, et miks peaks selle erakonna poliitik rääkima liberaalidega, on ju? Miks ta pöördub nende poole, kes niikuinii teda ei vali? Aga tegelikkuses ei pea olema meediateadlane selleks, et saada aru, et see poster ei ole ju mõeldud liberaalidele. See on, okei, selles mõttes on, et nagu ärritamiseks, et inimesed hakkaksid jagama seda, et mulle saadaks 9 inimest seda, et see täna siin slaididel oleks, on ju. Aga teiselt poolt see on ikkagi kinnitamaks tema valijale, et ma ei ole papist poiss, mind juba nurka ei suru. Nemad üritavad meid vaigistada, nemad üritavad meid panna mingisugusesse uude imeliku ollusvormi, aga mina ei lase sellel juhtuda. Ehk siis taaskord meie versus nemad. Ja seda teeme me kõik. Niisiis, soovitan teil ajada oma tähelepanu teravaks, vaadata laia pilti, tervikut, üritada alati küsida küsimusi, aga miks? Kas see on valik? Kas see on niimoodi mulle presenteeritud või on siin taga mingi nagu juhuslikkus? Kas see on strateegia? Ning samuti soovin teile õnne, et kui te õpite neid erinevaid efekte, näiteks kui te lähete selle suure ratta peale, siis te saate hästi palju erinevaid tajuvigu teada, näiteks IKEA efekt ja Jaanalinnu efekt ja seal on tõepoolest ülimalt põnevaid asju. Ja kui te hakkate seda iseendas märkama, siis teil tekib nagu selline tunne, et kuidas inimesed üldse saavad elada niimoodi, et nad ei tea seda. See on paranoiliseks muutev kogemus, aga ka silmi avav kogemus. Kui te oskate vaadata sõnumite esimese sellise näilisuse taha. Kui need tänased teemad sind huvitasid, siis ma soovitan sul vaadata nende erialade poole, sest et seal tegeldakse just nimelt selliste teemadega. Kas meedia ja kommunikatsioon, minu koduvaldkond, sotsioloogia, infokorraldus, psühholoogia, väga süvitsi kogu selles temaatikas sees, politoloogia, poliitkommunikatsioon, semiootika, tähendused, märgid. Seega, kui sind need teemad huvitavad, siis kindlasti Tartu Ülikoolist leiad need erialad ka ülesse. Ja nüüd ma arvan, et meil on aeg vaadata otsa küsimustele ja püüda koos, küll pisukese viitega, aga siiski saada ülevaadet sellest, mis teid huvitab. Esimene küsimus, mis on saabunud, on, et milline on kõige kahjulikum mõjutusvõte?
Ja siin tõenäoliselt võib öelda, et see on kombinatsioon paljudest erinevatest võtetest, et on nagu raske öelda, et üks, vaat see on nüüd see, mida kurjad inimesed kasutavad. Et tegelikkuses on neid kõiki võtteid ju võimalik kasutada nii heaks. No ma ei tea, veenmaks, et sa helkurit kannaksid või et sa arendaksid oma aju ja õpiksid matemaatikat näiteks, on ju. Aga teiselt poolt kindlasti ka, et sind hirmutada, et sind panna uskuma sellistesse versioonidesse juhtunust, mis ei ole tõde. Ma julgeks öelda, et minu isiklikul arvamusel on kõige kahjulikumad mõjutusvõtted need, mis panevad meid kartma, need, mis meid üritavad teadlikult hirmutada ja need, mis üritavad meid panna maailma hästi mustvalgelt nägema, et nagu nüansid kaoksid ära. Sest et hirmunud inimesi on ülilihtne kontrollida. Sa pead neile ainult andma väga karismaatilise inimese, kes lubab, et kõik saab korda. Andke mulle ainult võimu. Ja sellepärast ma arvan, et hirmuga seonduvad asjad on mõjutusvõtetest kõige ohtlikumad. Püsi pildis, kas pidevalt negatiivselt pildisolek annab sama efekti kui teadlikult loodud positiivne kuvand? Et see, et kas see no such thing as bad publicity on ju, et ehk siis halba reklaami ei ole olemas. Tead, ma oleks öelnud sellele 10 aastat tagasi natuke teise vastuse. Ma oleks öelnud, et ei, et nagu inimene peab ikkagi maine eest hoolitsema. Aga tänasel päeval tundub, et on võimalik ajutist profiiti, ehk siis nagu ajutist sellist kasu ja võitu saada küll tähelepanu majandusega manipuleerides. Sest ärgem unustagem, et inimesed poliitilisel maastikul tegutsevad ja valivad väga erinevatel põhjustel. Paljud valivad sellepärast, et see on maailmavaateline küsimus, see on eksistentsiaalse ellujäämise küsimus, see on nagu esindatuse küsimus. Paljud inimesed käivad valimas selleks, et kurat tahaks neile sigadele näidata. Valime just nimelt seda, kes on kõige rohkem trolli moodi. Noh, et nagu loksutame paati natuke. Ja need hääled on ju võimalik kätte saada just nimelt sellise, pealtnäha nagu kaootilise käitumisega. Ma ütleksin siiski, et pikas perspektiivis, kui me ei räägi nagu ühest valimistsüklist, vaid me räägime tervest karjäärist ja me räägime sellest, kui inimene ära hakkab surema ja kui ta vaatab viimast korda endale peeglist otsa. Et ikkagi pigem eetiliselt ja niimoodi, et pärast endal häbi ei oleks. Sest et seda häbi ei võta sult keegi ära. Sest et nagu inimene, kes teadlikult valetab, vassib, teeb igasuguseid kahjulikke ühiskonnale ja teistele inimestele kahjulikke asju, ta reeglina ikkagi saab sellest kuskil süvatasandil aru. Ja ühel hetkel peab endale otsa vaatama. Ja see võib olla väga-väga valus hetk. Laena mainet, kui suur on võimalus rahvuslike sümbolitega orki astuda, ehk tulemus ei tule see, mida sooviti. Kindlasti annab orki astuda ka näiteks, kui sa mängid täiesti üle võlli. Aga teistpidi või näiteks sellistes riikides, kus rahvuslikud sümbolid ei ole nii tähtsad või on juba kaaperdatud kellegi teise poolt või on rahvuse sees või ühe riigi sees mitu erinevat suurt gruppi näiteks. Et siis võib tegelikult võõrandada väga tugev selline rahvuslike sümbolite kasutamine. Kuidas suudab AI tehnoloogia hakkama saada mõjusate mõjutusstrateegiate loomisega? Suurepäraselt. Sest AI on ju, eeldan, et te olete seda juba otsapidi puudutanud ühes või teises tunnis. AI on ju tegelikult mitte mõtlemismasin, vaid ennustusmasin. Ehk siis suur keelemudel, mis võtab aluseks kõik erinevad tekstid, mis on kättesaadavad, need võivad olla visuaalid, audiod, mis iganes, ja ennustab, et mis võiks olla nagu järgmine sõna selles kontekstis. Ja arvestades, kui põhjalikke ülevaateid on meil nii tekstiliselt, visuaalselt kui ka audios mõjutusvõtete kohta, olen ma suhteliselt kindel, et seal on võimalik välja meelitada igasuguseid strateegiaid. Jama on selles, et need, või mitte jama, hea asi on see, et need strateegiad on igavad. Sest et AI või LLM suudab ju genereerida seda, mis on enne olnud. Midagi kohutavalt värsket, teistsugust, sellest nivoost erinevat, üllatavat, innovaatilist. Ma ei oleks nii mures. Kivirähk kindlasti saab edasi kirjutada raamatuid, ei pea kartma. Kivirähk on mu lemmik näide sellepärast, et kui te olete kunagi lugenud Andrus Kiviräha mingisuguseid jutte, siis te teate, et need on lihtsalt sellised, et sa mõtled nagu, et
kus sa võtad neid, et kinnas kukub vee alla ja hakkab presidendiks, on ju. Et see on nagu nii lamp asi, et mis mõttes, kust sa võtad selle loo? Ja sellist asja ei ole võimalik ette ennustada veel, on ju. Või vähemalt väga hea viibaga võib-olla on võimalik, aga viip on siis prompt eesti keeles. Aga siiski teatud selline ümarus ja mitte üllatav sisu kipub olema praegu LLM-i toodang. Pluss on palju survestajaid, kes ütlevad, et me peaksime selle uue tehnoloogia puhul olema ettevaatlikud ja kasutama eetika ja moraaliga seonduvate küsimuste puhul palju enam filtreid, stoppe, mingisuguseid mehhanisme ja seadma piiranguid. Aga nagu te teate, inimesed on mänguhimulised ja mitte alati vooruslikud, nii et niipea kui piirang pannakse, siis leiame me ka viisi sellest mööda minna. Tundub, et praegu on küsimustega kõik. Kui teid miski rohkem huvitab, võite mulle meilida ja kohtume juba varsti jälle. Aitäh!